Tere õhtust! Aeg on üle vaadata teemad, mis lõppeval nädalal meedias enim kõneainet pakkusid. Täna räägime näiteks sellest, et programm Erasmus tähistab oma 30. juubelit. Andekas lauljanna Grete Paia räägib meile, kuidas Erasmus tema elu muutis. Aga tänase saate teemade valik on teie ees. Nädala tähtsamad uudised võtab sel korral stuudios kokku Tallinna noortevolikogu esinaine Triinu-Liis Paabo. Tööinspektsioon koostas Eesti Ekspressile väärteoprotokolli laste kasutamise eest suvises lehemüügis. Olukord tekitas ühiskonnas laiapõhjalisema diskussiooni, kas lapsed ja noored peaksid töötama või mitte. Inimeste arvamust uuris reporter Marko Tensman. Erasmus tähistab tänavu oma 30. juubelit. Lauljanna Grete Paia räägib meile stuudios, kuidas Erasmus tema elu muutnud on. Värsked välisuudised võtab stuudios kokku ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Pahovski. Eesti tuntuima dirigendi kultuuri suursaadiku kultuurisildade looja maestro Eeri Klassi 78. sünniaastapäeva puhul avati tema Helsingi kodumaja seinal mälestustahvel. Toimetaja Mari Torga vahendab meile kohapealseid muljeid. Igal kooliaastal korraldab Maxima Eesti stipendiumi konkurssi Tulevikutalent, mille eesmärk on aidata andekaid 5. kuni 12. klasside õpilasi nende unistustele lähemale. Tänavune talent tutvustab meile stuudiointervjuus oma unistusi ning konkursist räägib lähemalt stipendiumi konkursi korraldaja Katja Ljubopratets. Tallinna loomaaias sündis möödunud laupäeval esimest korda ajaloos ninasarvik. Käisime väikesel ilmakodanikul külas ja vaatasime, kuidas ninasarviku beebi elab. Mul on hea meel tervitada stuudios meie täna õhtust esimest külalist, kelleks on Tallinna noortevolikogu esimees Triinu-Liis Paabo. Tervist, Triinu-Liis! Tere õhtust! Meil on täna tulemas väga nooruslik saade. Kuidas teie hindate, kui aktiivsed on Eesti noored, Tallinna noored? Tallinna noored on väga aktiivsed, et vaadates Tallinna noori, siis on väga rõõm tõdeda, et kindlasti tulevikus on ka inimesed aktiivsemad nii kodanikuühiskonnas kui ka kindlasti poliitikas ja erinevates teises valdkondades. Et tänapäeva noored on väga palju lubavad. No see on jõud, mis viib Eesti elu edasi. Absoluutselt. Aga lähme nüüd meie selle nädala uudiste edetabeli juurde ja alustame kohalt number 5. Esmaspäeval arutas Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon asendusemanduse seadustamise küsimusi. Eestis on sarnaselt enamikele riikidele asendusemandus keelatud. Selle legaliseerimine võimaldaks aga tõsta iivet. Kahtlemata on asendusemadus vägagi sensitiivne teema. Kuidas on teie arvamus, kas asendusemadus õigustaks ennast? Ma ei tea nüüd, kas ta õigustaks iibe koha pealt, küll aga inimestel kindlasti peaks olema see võimalus, et kui soovitakse kas siis tervislikel põhjustel või ka sotsiaalsetel põhjustel, et ma saan aru, et hetkel Riigikogus arutati eelkõige tervislikel põhjustel asendusemanduse teema üle. Kuid kui inimene tõesti kahe osapoole kokkuleppel, nii siis asendusema kui ka bioloogiline ema on nõus ja sõlmivad kokkuleppe, siis ma leian, et inimestel peaks olema see võimalus antud siis teenust kasutada. Selliste suurte otsuste juures on kindlasti vaja mõelda siis nii plusse kui miinused. Mis te arvate, millised võivad olla antud küsimuses siis ohud? Ohud ja eelkõige võivad olla võib-olla sellega seonduvad, et kuna paljudes riikides maailmas ei ole asendusemadus veel lubatud, siis võib-olla hakatakse Eestist nähakse siis kohta, kus saaks seda teenust osta. Et võib-olla tuleks siis meile kliente välismaalt, kes siis ütleme, meie iivet ei tõsta, aga hakkaksid siis siin käimagi seda teenust ostmas. Et see on üks oht ja loomulikult, kui ei võeta vastu ainult seda, et tervislikel põhjustel asendusemadus on lubatud, vaid ka sotsiaalsetel põhjustel, et näiteks naine soovib keskenduda eelkõige karjäärile ja mitte siis töölt eemal olla ja saada niiviisi emaks, et siis võib-olla muututakse mugavaks ja kasutatakse eelkõige mitte siis tervislikel põhjustel, vaid sotsiaalsetel põhjustel seda teenust. Ja te leiate, et säärane sotsiaalsetel põhjustel siis nii-öelda selle teenuse kasutamine oleks väär? Ei, ta kindlasti ei ole väär, et see on iga inimese enda valikuvabadus, kuid see on siis lihtsalt üks asi, mida silmas pidada, et võib-olla ta just ei tõstaks meie iivet siis seetõttu, et inimesed, kes praegu ei saa lapsi, saaksid lapsi, vaid siis ka teised inimesed hakkaksid seda kasutama. Lõppkokkuvõttes te siis toetate seda ettepanekut? Ja kahtlemata inimestel peaks olema võimalus valida, kuidas nad soovivad saada emaks. Aga liigume edasi, oleme jõudnud koha juurde number 4.
inspektsioon koostas Eesti Ekspressile väärteo protokolli laste kasutamise eest suvises lehemüügis. Eesti Ekspress on suviseid lehelapsi rakendanud oma ilmumise algusaastatest peale, kokku üle 20 aasta. 7–12-aastastel lastel on lubatud koolivaheajal töötada kuni 3 tundi päevas. Reaalsuses aga nähti lehelapsi kaubanduskeskuste juures müügitööd tegemas terved pikad päevad. Olukord tekitas ühiskonnas laiapõhjalisema diskussiooni. Tõepoolest, see teema lõi meedia ikka tõsiselt kihama. Kuidas on teiega? Kas teie lapsena käisite tööl? Ja ma tegelikult olen täitsa paar nädalat olnud ka lehelaps koos oma sõbrannaga, et kui ma olin, mis ta oli nüüd esimeses-teises klassis. Et see kahtlemata on väga vahva kogemus, saad esimese töökogemuse, suhtlemise inimestega, et julgeb minna erinevate tundmatute inimeste juurde, suhelda nendega. Et kindlasti see on väga positiivne kogemus lastele. Te olite ise lehelaps, rääkige natuke lähemalt. Oli siis tõesti väga raske? Minu meelest ta ei olnud raske, et ta oli pigem siuke lõbus, et seal oli ka, ma mäletan, võistlusmoment sees, et kes on nädala parim lehemüüja ja kõike seda, et minule küll ei ole absoluutselt mingisuguseid negatiivseid mälestusi, et natuke üllatusena tuli see, kui nüüd meediasse see teema läks niimoodi kihama, nagu te ütlesite, et täielik üllatus. Kui teie nüüd oleksite lapsevanema rollis, te olete lapsevanem, ei ole lapsevanem? Ei ole lapsevanem. Kui te oleksite lapsevanema rollis, kas te siis juhendaksite enda lapse võimalikult varakult tööle? Ma usun, et see peaks olema lapse enda vaba tahe, et pigem võib-olla laps, tal peab olema valik, et kas ta tahab minna lehti müüma, tahab minna tööle, saada töökogemust või siis tegeleda näiteks spordiga, muusikaga, millegi sellisega, et mina kindlasti oma lapsele ette ütleks, mida tuleb teha, aga kui ta soovib minna lehelapseks, siis loomulikult toetaksin seda otsust. Olen isegi seda meelt, et kogemus tulevikuks on kindlasti väga vajalik. Just. Aga jätkame. Oleme jõudnud selle nädala uudiste edetabeliga koha juurde number 3. Tallinna halduskohus võttis arutlusele MTÜ Roheline liikumine kaebuse Reidi tee ehitusloa vastu. Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul jääb arusaamatuks, miks võideldakse Tallinna merele avamise vastu. Reidi tee aitaks leevendada Pirita suunalisi ummikuid ja lisaks sellele saaks korda kaua silma riivanud mereäär, sõnas Aas. Ometi on kitsas huvigrupp selle vastu ja nende taotluse peale on kohus ehitusloa tühistanud. Tallinna linn ei kavatse aga olukorraga leppida. Üheks poolt argumendiks on see, et sealne mereäärne piirkond saaks siis korda. Kas teile praegune olukord riivab silma? Ja kahtlemata, et tegelikult see on üsna nukker, milline on praegune olukord siis Tallinna mere ääres, aga tegelikult ka Reidi teed, et need vastased peaksid nägema natukene laiemalt. Et tegu ei ole ainult ju teega, et seal ühtlasi luuakse ka kergliiklusradasid ning siis tehakse mereäär korda. Ja kui vaadates veelgi laiemalt seda pilti, siis mõeldes Tallinna peatänava peale, mis tahab täiesti autodest vabaks saada, siis kuskil on ju ikkagi vaja autodel liikuda. Et peatänav kahtlemata teeb meid keskkonnasõbralikumaks ning puhtama õhuga linnaks. Et Reidi tee on üks osa sellest suurest protsessist. Et tegelikult vastastele öeldes tuleb vaadata laiemat pilti ja ühtlasi tehakse korda siis, nagu ma mainisin, mereäär, luuakse kergliiklusteid ning ka siis, nagu mainitud, ummikud vähenevad. Et selles mõttes, kui keskkonnaaktivistid muretsevad keskkonna pärast, siis tegelikult ma usun, et me leiame kompromissi nii linna kui ka siis MTÜ vahel, kes selle algatas, et pikas perspektiivis Tallinn muutub rohelisemaks just tänu peatänavale ning Reidi teele, mida tuleb siis vaadata, ütleme me niimoodi, et võrdusmärgiga vahel. Mittetulundusühing Roheline liikumine väidab, et tänu sellele kaoks ära siis Russalka juurest üks selline ilus, rahulik, roheline piirkond. Kuidas teiega on? Kas te käite seal tihti merevaadet nautimas? Ja loomulikult väga ilus on ju mööda Piritat kõndida. Aga nagu ma ka mainisin, siis kui kaob ära see roheline ala, siis tegelikult juurde tuleb ju ilus promenaad, kus saab nautida merevaadet, on ka kergliiklustee ja pikemas perspektiivis on meil täiesti autovaba kesklinn, mis kahtlemata teeb meie õhu puhtamaks ja muudabki siis Tallinna rohelisemaks ja võib-olla viib meid ka siis ükskord lõpuks Euroopa rohelise pealinna tiitli võiduni. No ja lõppude lõpuks soovib ju Tallinn siis avada linnaga nii-öelda merele, see on üks Tallinna viimase suuremaid loosungeid. Aga liigume taas kord edasi ja oleme jõudnud koha juurde number 2.
Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisus kiitis heaks erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi ettepaneku vahetada valitsuses välja 3 ministrit. Margus Tsahkna asemel hakkab kaitseministriks Jüri Luik. Rahandusministriks saab Sven Sesteri asemel Toomas Tõniste ja Marko Pomerantsi vahetab keskkonnaministri kohal välja Siim Valmar Kiisler. Valikus on 2 inimest, kes on aktiivsest parteitööst olnud veidi eemal. Selline siht oli erakonna sõnul sihilik. IRL on viimasel ajal tõesti madalseisus, nende reiting on madal ja lisaks siis ka erakonna siseselt toimub võõrdumine. Kuidas teie oma värske ja noore pilguga näete, mida peaks nüüd see erakonna juhtkond siis ette võtma, et sealt välja tulla? No kahtlemata toob uut hingamist ministrite vahetus. Et kui me vaatame Jüri Luike, siis tegu on väga kogenud isiksusega ning samuti ka Tõniste, et temal on väga hea ettevõtja taust ja seda, kas nad on nüüd head ministrid, selles ma küll ei kahtle, aga seda ikkagi näitab aeg, et spekuleerida pole mõtet. Küll aga rääkides sellest madalseisust välja tulemisest, siis tegelikult vaadates seda, mis on viimasel ajal IRL-iga meedias toimunud, suurejoonelised meediakampaaniad, nii siis online ajalehtedes, ka päris paberkandjatel ajalehtede esikaantel ilutseb siis erakonna esimees, pluss ka tänavapildis on näha siis Seederi plakateid, et kahtlemata on ka siis ministrite vahetusega IRL saavutanud selle, et erakonnast räägitakse, et tänagi siin Tallinna TV-s me räägime nädala kokkuvõttes IRL-ist, et kahtlemata selles osas nad on teinud väga head tööd ja ministrite vahetus kindlasti aitab sellele kaasa, et siis erakonda hoida ühiskonnas teemana. Et seda, kuidas läheb pikas perspektiivis, seda me saame näha, et vaadata siis, kuidas erakonnas läheb, et kas suudetakse need pinged alla viia ja keskenduda reaalselt poliitikale. Te tegelete igapäevaselt oma töö pärast ka väga palju noortega. Kuidas te näete, kui aktiivselt tunnevad üldse tänapäeva noored huvi, mis toimub Eesti poliitikas? No Tallinna noorte kohta võib küll öelda, et nad tunnevad huvi, aga kindlasti ei ole tegu prioriteetse valdkonnaga. Et pigem ikkagi mõeldakse sellele, et mida teha vabal ajal ja kuidas on ala spordivõimalused ja nii edasi. Et sellest tegelikult kõik, mis meid ümbritseb on poliitika, seda lihtsalt tuleb noortele teadvustada. Et tänapäeval 21. sajandil on info kõigile vabalt kättesaadav, et ma usun, et ka see muutub. Et noored on väga aktiivsed, küll aga tihtipeale just siis kodanikuühiskonna valdkonnas, et arvatakse, et poliitika on räpane, sinna pole mõtet minna, aga näiteks erinevate MTÜ-de kaudu ollakse küll väga aldis siis sõna kaasa ütlema ja ühiskonda paremaks muutma. No teil on alati võimalik juhendada hea sõnaga. Ja olemegi lõpusirgel. Selle nädala uudiste edetabeli koht number 1 on kohe teie ees. Riigikogus läbis teise lugemise seaduseelnõu, et määrata roolijoodikutele šokivangistus. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaidi sõnul on oluline karmistada korduvalt joobeseisundis liikluses osalevaid juhte, kuna joobeseisundis sõiduki juhtimine on üks levinumaid ja samas ohtlikumaid süütegusid, mis võib puudutada igaüht. Kui valuliselt näete teie Eesti ühiskonnas siis joobes sõitmise probleemi? Jah, kahtlemata see on väga suur probleem, et minnakse sõitma peale alkoholi tarbimist ja väga siiras rõõm oli lugeda ja kuulda, et Riigikogus oli arutusel šokivangistuse teema, kuna ma tõesti usun, et kui me võtame seisukoha ja näitame konkreetselt, et sinu tegudel on tagajärjed, et me ei räägi ju praegu inimestest, kes on lihtsalt tarvitanud lahjat alkoholi ning siis mõne tunni möödudes lähevad jääknahtudega sõitma. Et me räägime konkreetselt inimestest, kes on jäänud kriminaalkorras 2 korda vahele ja sellele siis järgnebki see šokivangistus. Et seda on väga suur rõõm kuulda, et Eesti riik on võtnud konkreetse seisukoha ja saadab ühiskondlikult sõnumi ka, et see ei ole normaalne ning see tuleb lõpetada. Et ma usun, et see kindlasti aitab vähendada joobes autosse istumist. Teie hinnangul siis tõesti paadunud roolijoodik mõtleb tänu sellele seadusele enne rooli istumist ümber? Ja ma usun küll, kuna kui 2 korda on kriminaalkorras inimene vahele jäänud, siis ta teab, et 3. korral järgneb sellele reaalne vanglakaristus. Et ta võib olla nüüd a la 2 kuust aasta ajani, aga siiski inimene teab, et ta tegudel on tagajärjed, et ma usun, et see on väga suur motivaator mitte siis istuma rooli. Loodame niimoodi. Aga selge, Triinu Liis, ma väga tänan, et te saite tulla päeva õhtul meile siia stuudiosse. Aitäh! Aitäh kutsumast!